Mina olen Kristina. Ja mina olen Laura. Ja meie oleme Provintsi progressiivid. Räägime elust ja inimestest väikeses linnas ja suures maailmas. Milline tundub maailm pärnakale ja Pärnu maailmale? Sellest kõigest sügavalt, aga humoorikalt. No nii, Kris, ma sain teada, et Kiku ma sulle öelda ei tohi, aga ma tahaksin jubedalt kutsuda kuidagi ja ma ütlen sulle, Kris, miks me otsustasime, et see taskuhääling on taskuhäälingute maastikult veel puudu? Ma just tahtsin öelda, et sellepärast, et just see taskuhääling on taskuhäälingute maastikult puudu. Sobib väga hea kokkuvõttev vastus. Ja sest siis, kui meie sinuga pikemalt esimest korda rääkisime, ma mäletan küll, me sõitsime ühelt konverentsilt koos Pärnusse, just selle tundega, et me sõidame koos tagasi Pärnusse, siis minu meelest meil nagu, ja me olime autos ja mina olin roolis ja kuigi ma ei näinud sind pidevalt noogutamas, mul oli kogu aeg siuke tunne, et sa muud kui noogutad ja siuke, jaa, ma saan täiesti aru, millest sa räägid ja me rääkisime Pärnust. Ja see oli nii tore vestlus, et ma arvan, et kõik peaksid selliseid vestluseid kuulama. Kuigi see taskuhääling või see podcast ei saa ju olema ainult ja ainult Pärnust ja me ei räägi 260, vaata kui kaugele ma ette vaatan, 265. osas, kuidas me ikka veel Pärnut armastame. Aga et me vaatame suhteliselt väikesest linnast, kuigi see väiksus on suhteline, vaatame suurt maailma ja suurest maailmast seda väikest linna. Ja kui me mõtlesime sinuga selle podcasti pealkirja peale, siis see tuli ju suhteliselt kiiresti, ta oli küll see keel põses naeruga Provintsi progressiivid, aga ma arvan, et selles on nagu sama palju nagu on selles huumorit, on selles ju ka tõde. Täpselt ja tegelikult ega me ei räägi ju ainult Pärnust kui linnast, eks ole, vaid me räägime inimestest. Ma tahtsin öelda Pärnust kui mentaliteetist räägime. Ei, ja muuhulgas on need saate tegijad ka inimesed, kes elavad Pärnus, et meie soov on ju näidata, kui mitmekesine on see linn ja kui mitmekesised on need inimesed, kes siin elavad. Ja mulle tundub, et Pärnu kohta on Eestis ringlemas hästi palju selliseid eelarvamusi ja muistulugusid, kui nii võib öelda. Suisa valesid. Täpselt, suisa valesid. Et me oleme siin kuidagi väga ühekülgsete väljavaadete ja huvide ja hobidega, siis absoluutselt nii ei ole. Ja keegi ei maksa meile selle saate tegemise eest, me täiesti vabatahtlikult räägime sellest, kui äge Pärnu on. Aga kui te tahate maksta, olete väga teretulnud. Absoluutselt, sest et ausalt öeldes 2 humanitaari siin istuma. Ei no kuule, õlg alla, tuge kõigil on vaja. Aga me mõtlesime ju siia selles mõttes sellise väga toreda osa veel välja, nagu sa ütlesid, et me vaatame Pärnust välja ja siis väljast sisse nii-öelda ja teeme siis selle sisse või väljavaate ka, mida me ju tegelikult väga teha tahame, et mida me enda ümber toimumas näeme, et mis on see, mida me oleme pannud tähele siis viimase kuu jooksul või ütleme siis aasta algusest alates, kuna see start on meil võtnud natukene aega ja kuulajatele siis võib-olla ka infoks, et iga kord, iga saate alguses me jagamegi üksteisega üllatusena seda, mida me oleme meie ümber tähele pannud, mis on meid liigutanud, mis on meid vihastanud, mis on meid rõõmustanud, et liiga palju asju me ühe korraga välja tuua ei saa, aga võib-olla me siis teemegi enda jaoks ka sellise selektsiooni, et mida me üksteisega jagada tahame. Nii et aga kui me siia täna tulime, siis sa ütlesid, et mul on üks asi, mida ma jagada tahan ja mina ütlesin, et mina tahan jagada täna siiski oma tähelepanekuid Pärnust, et ma arvan, et juhul kui, ja meil on ka see kokkuleppe Lauraga, et me kumbki ei tea enne salvestama hakkamist, isegi ma küsisin siin Korsten stuudio ukse taga Laura käest, et kas sa mulle natuke avad, millest sa räägid, Laura ütles ei. Nii et mina saan nüüd ka täpselt samal hetkel teada, kui sina armas kuule, mida Laura täna jagada tahab. Mingid inimesed on seda teemat pidanud minuga juba peaaegu nädal aega põrgatama, nemad võib-olla ei taha seda enam kuulata või neil on juba nii, et oh my god, jälle sa räägid sellest. Aga minule tundub, et see on väga põnev asi ikkagi, mida lahata ja mida tükkideks võtta. Ehk siis see on innustatud ühest vestlusest ühe inimesega ja nimelt, millest ma kõneleda tahan, see on laheduse fenomen. Ehk siis
täpselt kui nii. ootamatu. On ju, nii tore, et sa üllatunud oled. Lahedad inimesed räägivad laheduse fenomenist. Fenomenist. No vot, lahedad inimesed, eks ole. Ja siis see inimene selles vestluses ütleski, issand jumal ära ennast puudutatuna tunne nüüd you know I love you, aga sa tead ka, et see sütitas mind, eks ole. Et ta viskas vestlusesse sellise lause, et issand, mulle ikka nii meeldib käia nagu lahedate inimeste kohtades. Ja siis mul oli niimoodi, defineerime nüüd, mis see lahe on, eks ole. Ja selles mõttes sellest kujunes väga äge, väga kena, väga, ma ütlen siis, ma ei tea, üllatuste ja teadmiste rohke vestlus, eks ole. Ja siis me hakkasime mõtlema, et mis asi on lahe. Mis asi on lahe, Kris? Joh, ei tea. Mis asi on lahe? Ma arvan, et laheduse defineerib ja raamistab, ma püüan mitte väga antropoloogida siin, aga et laheduse ju raamistab vaataja. Laheduse ju raamistab see inimene, kes hinnangu annab. See ei ole üldse kuidagi nagu originaalne vastus, aga see on nii individuaalne. Sa hakkasid ütlema universaalne ja kusjuures ma nagu tabasin ära sealt vist mingi algustähega sõna vähemalt ja kusjuures see käis meil ka vestlusest läbi. No jaa, aga see on universaalselt lahe. Ja täpselt ja siis mul oli nagu jälle, et ei ole olemas sellist asja, mis oleks nagu universaalselt lahe ja võib-olla ma siis isegi Pärnu lahe ei ole universaalselt lahe. Pärnu laht siis kahjuks on seal T-täht lõpus, mitte E-täht lõpus. Ma tahtsin sõnamängud. Ja ma arvan, et me oleme väga paljude inimeste jaoks totaalselt mitte lahedad, et ma arvan, et Pärnu on totaalselt lahe. Aga ma nüüd toon sulle välja 3 sellist punkti ja mida sinult kui antropoloogilt oleks ju väga huvitav kuulda, mis sa neist Las ma olen lihtsalt üks Raeküla Kris. Ja mina just tahtsin öelda, sorry, sa ei lahuta seda antropoloogia. Ühesõnaga, minu jaoks siis, kui ma mõtlen selle peale, et mis asi on nagu lahedus ja kui ma mõtlen nende seltskondade peale, kus ma elus olen olnud, kus ma olen, kus ma lävin, kus ma enam ei lävi, siis seda tegelikult defineerib ju võib-olla esiteks kindlasti kuuluvustunne. Ja see soov, või ma ei tea, soov või kuidagi selline piiritlemine, et just see asi, mida mina teen, just need gängid, kuhu mina kuulun, need inimesed, kellega mina lävin ja hängin ja need sündmused, kus mina olen, just need on lahedad. Aga kust otsast see universaalne on? Täpselt nii, sest et ega iga inimene, esiteks see on täiesti loomulik on ja ma ei pane seda kellelegi pahaks, kõik tahavad kuskile kuuluda, aga minu jaoks on küsimus selles, et kui sa tahad ennast identifitseerida läbi millegi, mis on sinu silmis lahe, siis minu arust sa võiksid ennast küsida, miks? Et noh, ma ei taha nüüd liiga psühholoogiliseks või liiga analüütiliseks minna inimeste kallal selles mõttes nagu ajude kallal nokkima hakata, aga tegelikult sa võiksid endalt küsida, miks. Ja siis ma tulengi oma teise punkti juurde, mis on see, et in essence, vabandust, et ma vahepeal ingliskeelset väljendit kasutan, aga sisuliselt, mida see lahe siis tähendab? See on ju see, et sa defineerid seda millegi erilisemana ja millegi paremana ja vaata seda ma võib-olla peangi selle enesepeegelduse juures silmas, et miks sa tahad ennast tunda paremana ja erilisemana kui kes siis, eks ole? Kuidas see sulle resoneerub? Mina hoopiski mõtlesin isegi mitte vastusena sellele küsimusele, vaid asi, mida ma olen viimasel ajal hästi palju sõnastanud, on see, et jah, ma olen ülilahe, ülitore, aga teised on ka. Ehk siis minu lahe, ma võingi öelda, et ma olen täiega lahe inimene, kuigi ma ütlen, et see ei ole mingi universaalse tähendusega asi, on ju. Et ma meeldin iseendale, ma olengi tore inimene, aga teised on ka. Selle juures samas võib olla mul, ja see on ka väga inimlik, mingisugune vastumeelsus millegi suhtes, mille kaudu teised inimesed või mingisugune grupp mingisugust lahedust märgistab. On see muusika siis näiteks? Riided. Ja on need riided, on need mingid kohad. Ja just kohad ja ma ei tea, toit, mis iganes. Et mulle ei pruugi meeldida mingisugune kindlas, ma ei tea, stiilis muusika, täiesti lambi näide. Aga see ei tähenda seda, et see universaalselt ei ole lahe, aga samas see on nii inimlik. Aga kui sa nagu ütlesid, et see laheduse fenomen, mulle nagu tundus, mitte et selles midagi halba oleks, aga see on nagu teismeliste arutelu.
ja absoluutselt, ma täiega, noored on nagu übertuusad ja ma olen väga-väga täiega noorte poolt ja see ei ole mitte hinnang, et see on mingi täismäliste arutelu, aga et huvitav, kas täiskasvanud inimesed, kui sügavale nad nagu lähevad selle mõtestamisega, et mida see tähendab, et mina olen ja võib-olla teised ei ole. Aga ma ei tea, kas seal on üldse see dimensioon sees, et mina olen, aga need teised ei ole. Äkki seal on ikkagi seda dimensiooni, et mina olen ja need teised on ka või et see on lahe, mida mina teen. Ja teised on teistmoodi lahedad selles, mida nemad teevad. Vaata, minu arvates see võiks nii olla, aga ma kardan, et see nii ei ole. Ja eriti lihtsalt vaadata meie sellist ühiskondlikku arengusuunda nagu ka, kus mängivad rolli like'id, follow'd ja nii edasi, mille vastu ma väga tahaksin tegelikult võidelda, et ja tegelikult ma jõuangi nagu selle järgmise sellise mõttekohani, et like'id, follow'd, ma ei tea, kus on väga pikk järjekord, et hommikul saia saada, enne 10 on saiad otsas või mingid tossud müüvad 10 minutiga välja või kontserdipiletid või mida iganes, see on hype. Ja mis asi on hype? Jälle, in essence on intense marketing. Mis asi on marketing? Marketing, turundus on manipulatsioon, eks ole. Et kui mõni on ütleb, et issand jumal, et miks sa nagu mingit sellist asja lahkad, et vahet pole, et ära mõtle nii sügavalt, siis tegelikult siit tulevadki praegu need kihid välja ja minu arust see on nii põnev, et me läheme ka enda sees nõnda sügavale, et me küsime endalt, et okei, aga miks mulle meeldib käia kuskil, kus on lahe? Miks mulle meeldib kanda neid jalanõusid, mis on ülipopulaarsed? Ja teine asi ongi see, et see ei ole absoluutselt mingisugune kvaliteedi näidis. Ja võib-olla, et seda teemat siis hakata vaikselt kokku tõmbama, siis minu jaoks näiteks on lahe, ma ei tea, kompromissitus. Minu jaoks on lahedad konfliktsed inimesed. Nagu selles mõttes, et kes julgevad nagu seista oma tõe eest ehk autentsus. Ja isegi kui sa töötad näiteks mingis nišis, ma ei tea, mingis esteetilises eneseväljenduses, muusikalises, nagu sa ütlesid, ma ei tea, sisearhitektuur, mis iganes jutumärkides, mis on nagu mõistetud nagu laheda, kättesaamatu, erilisemana, siis tegelikult kas selles sees sul on võimalik jääda ju iseendaks, et sa ei pea alluma nendele jutumärkides laheduse normidele, et sa ei pea teenindama mingit laheduse jumalat, et sa oledki lahe sellepärast, et sa oled sina ise. Ja mulle meeldis see tegelikult, mis sa alguses ütlesid ka, et lahedus oleneb sellest mätta otsast, kust üks vaataja seda vaatleb, on ja? Absoluutselt. Ja ma arvan, et see on universaalne. et igaühel ongi oma mätas ja me pigem tahame jällegi ennast sinna selle mätta otsa panna, kus on lahedus, aga jälle, nagu me juba siin jõudsime puudutada, et me ei pea teistelt mätast alt ära tõmbama selle pärast, on ju. Täpselt, et igal ühel on oma mätas ja mulle meeliks ka, kui me võib-olla hindaksime seda, et meil eksisteerib laheduse mitmekesisus, nagu sa ütlesid, et see, et mina olen lahe, ei tähenda, et sina ei ole lahe, on ju. Ja et me võiksime seda kuidagi, just nimelt seda võimestada. Kas lahe on sõnana tagasi üldse või? Vist ei ole. ma saan 35, nii et ausalt öeldes mu sõbrannad siin teevadki mulle nalja, kes on seal 20. Ma olen nagu kuulan, et Tuus ja Tim ja Chef on tagasi, seda ma olen tähele pannud. Chef oli kunagi üks sõna, mida meie ma ei saa öelda nagu muusikaskeene, mina ei ole kunagi muusikaskeenel olnud, aga Pärnus punkarite ja karvastega hängides me kasutasime sõna chef väga palju ja see ei olnud ainult Pärnule omane sõna, aga see oli kuidagi hästi selline alternatiiv muusika kuulajate ja austajate seas hästi palju kasutatud sõna ja ma olen tähele pannud, et seda mingites sellistes, mitte otseselt subkultuurides, aga kuidagi võib-olla natukene alternatiivsemate inimeste sõnakasutuses on jälle tunda, aga võt lahedat ma ei... Kas sõna lahe kasutada on lahe? Jah, küsime pärast meie 20. alguses olevalt stuudio managerilt, et mis tema vanuste seas on lahe. Nii, aga hit me. Mul ei ole siin millegagi hittida. Ja mul ei ole siin millegagi hittida sellepärast, et neid teemasid on nii palju, mida ma põrgatasin, aga kõik on kuidagi nii poliitiliselt laetud ja ma ei tahtnud esimest saadet alustada kohe sellise süvapoliitilise analüüsiga, mitte et me siin mingid
mingid kahekõne pidama hakkame. lahe kõne. jah, lahe kõne. Aga mina hoopiski mõtlesin selle peale, kui endiselt mitte lahe on see, et kui Tallinnas korraldatakse koolitusi, konverentse, üritusi, sündmuseid, siis on nad eeldusel, et kõik inimesed elavad Tallinnas. Ja ma saan aru sellest, et on koht, kuhu on lihtsam liikuda, et ka kokku leppida, et lähme kõik Paidesse, et teeme kõik Paides selle mingisuguse ürituse, sellepärast et see on Kesk-Eestis, selleks peab olema inimesel oma transport, et igalt poolt sinna jõuda. Aga üldse ei ole lahe alustada kell 9 koolitustega Tallinnas. See ei ole lahe. Aga jah, nagu ma ütlesin, mul ei ole sind väga millegagi hittida. Ma olen mõelnud ja tundnud ja kuidagi mitte otseselt marineerinud, aga endiselt olnud selles mõnusas Pärnusse tagasi kolimise mullis, mis ühelt maalt ma nagu tunnen, et see ei ole enam selles mõttes väga mõnus, et kuule, tööd on ka nagu vaja teha ja mitte, et ma ei ole tööd teinud, ettevõtjana ma õnneks ja minu kui ettevõtja töö ei sõltu mingisugusest konkreetsest asukohast enamasti, ma lähen sinna, kuhu on vaja, koolitan, nõustan, mida iganes. Aga ma nagu tunnen, et tagasi koju jõudmine huvitaval kombel on ühest küljest siuke hästi mõnus ja hästi pehme ja teisest küljest nagu mingisuguseid harjumusi või isegi mitte harjumusi, aga selliseid igapäevaseid dünaamikaid hästi tugevalt raputav olnud. Tempo on täiesti teine. Just, tempo on teine ja see et ka toredad asjad, mida me oleme väga kaua oodanud, ma elasin 6 aastat vahepeal Tartus, see ei ole mu esimene kord Tartus elada, et ma olen varem ka hästi väikese satsi seal teinud, aga et ka midagi, mida sa oled väga kaua oodanud, võib olla päris stressirohke selles mõttes, et su elu ja toimetamised on toimunud nagu ühes rütmis ja võib-olla, kui sa elad kohas, mis ei ole sinu jaoks kodu ja see koha identiteet on minu jaoks nii tugev asi, vaata me oleme sinuga ka peegeldanud seda, et sul on erinevate kohtadega selline tugev side ja mina ei ole seda tundnud ei Tartus elades, ei Tallinnas elades, ma ei ole Eestist väljas ju pikalt elanud, ma olen ainult käinud koolitamas ja olnud mõne nädala siin, mõne nädala seal. See koha identiteet on nagu päris asi ja seotus mingi paigaga on päris asi ja see on ka antropoloogiliselt hästi huvitav teema, aga vaatamata sellele, et see on hästi huvitav teema, võib ta olla ikkagi natukene ka häiriv, sellepärast et see on mingisugused sellised töövood ja tööhood, kus ma nüüd paneks, praegu ma olen 45 ja ma tean, et minu karjääri tippaeg on ees alles. Et minul on hoopis sellised mõtted hästi endasse sügavale vaatavad mõtted, aga alati kui ma nagu vaatan ise endasse, siis ma tahan teada, et miks see inimeste puhul nii on. Võt nii, et ma ei hittinud sind ilmselt millegi äkilisega, vaid siukse suure ja ma ei tea, mitmekihiliste tekkidega. Aga minu arvates see on väga ilus sissejuhatus tegelikult meie kuulajale, kes on Pärnust ja kes ei ole Pärnust, sest et sellest koha identiteedist me oleme sinuga tõesti hästi palju rääkinud ja nagu sa seda meie ühist autosõitu kirjeldasid, siis see oli ju tegelikult, mulle tundub, et see oli tegelikult see, kus sinu ja minu selline vaheline spark ja side alguse sai, sest et me saime aru, et me jagame midagi väga suurt ühist ja mitte lihtsalt mingisugust, ma ei tea, abstraktset armastust Pärnu vastu, et vaid midagi väga sügavalt ühendavat. Et ja see on huvitav nagu selles mõttes, et sa tõid Tallinna näites, sa tõid Tartu näites, ütlesid, et sa ei ole mujal elanud, mina olen elanud mujal peaaegu 9 aastat Viinis, eks ole. Ja ma kohutavalt armastan Viini, et eile ma sain oma kursakatega kokku, kes me kõik koos kultuuriteooriat õppisime Tallinna Ülikoolis, me oleme selline hästi lähedane grupp, üle 10 aasta hiljem ikka käime koos ja teeme samu nalju ja need on ikka sama naljakad. Aga selles mõttes, et me ei ole inimestena nii väga muutunud ja siis eile nad ütlesid ka, et üks asi, mis on neile minu puhul meelde on see minu tohutu Austria armastus. Ja ma armastangi Austriat iga kord, kui ma sinna lähen, siis ma tunnen, et ma jälle nagu sulan sinna linna laiali, Viini just siis, et see on nagu nii minu koht,
aga Pärnuga mul on ka see tunne, aga teistmoodi, et mina võib-olla jõudsin sinna, et need erinevad paigad toovad meis ka mingid erinevad pooled esile, aga Pärnuga on see, et mu juured on siin ja sinu juured on siin, et see on selline kohalolu. Ja ma enda puhul ma isegi, jah, mul on mälestused, aga võt, ma ei tunne seda kuidagi juuripidi, vaid see on midagi, ma just nädalavahetusel me lõpetame kolleegidega koos raamatu kirjutamist ja sa kirjutad tunde ja tunde, saad hommikul kell 10 kokku, lõpetad õhtul kell 7, vahepeal ikka räägid muid asju ka ja siis rääkisimegi, kes kus millises paigas ennast kuidagi tundnud on, et huvitav on see, et see minu Pärnu armastus on paljude jaoks justkui nagu mingi fenomen, kuigi see ei ole ainult minu taju ja ma ei ole ainuke inimene, aga et ja siis ma ütlesin, et ja üks linn, kus ma olen tundnud ennast väga-väga hästi, on Pariis ja siis sealt tuli sõpradelt see vastus, et oi, aga minul ei olnud nagu üldse seda tunnet, et ta ei vastanud üldse mu ootustele, aga mul ei olnud mitte mingit ootust Pariisiga seoses. Mul ei ole, see ei seostu, ma ei tea, Louvre'iga või Eiffeli torniga. Moulin Rouge'il ma käisin, see oli nagu ülimalt kämp ja naljakas kogemus, väga naljakas. Ma võiks seda edasi anda kirjeldades, aga seda on väga keeruline edasi anda kirjeldades, kui sul päriselt laajal keegi hõljub ja ta laulab mikrofoni ja see on tegelikult taskulamp. Et teda oleks näha, see selleks. Aga ükski kord ei ole mul mingeid ootusid, kui ma sinna lähen, see on lihtsalt midagi, kuidas ma ennast nagu tunnen ja tajun ja see ei ole üldse ju väike linn, eks. Et see on see, kuidas mina kusagil olen. Hoidu, kas need on need meie eelmiste elude tükid? Pariisiga ei ole mitte see, et kuidas Pariis minuga on, et mul seal ei ole üldse. Pärnu on minu jaoks kuidagi animistlik, kuidagi päriselt elus, aga mitte ainult seda, just ka veel mõne pärnakaga on olnud see äratundmine või nad ütlevad, jaa, ma tunnen ka seda, et Pärnu ei võta ennast liiga tõsiselt. Täpselt. Olles tulnud linnast, kus võib-olla mingis mõttes võetakse ennast tohutult tõsiselt ja seda linna tohutult tõsiselt, et Pärnu on lihtne ja ta laseb sul lihtne olla ja sa võid ka siin keeruline olla, aga Pärnu jah, ta ei võta ennast nagu... Minust ta ei oota sul midagi. Jah. Et nagu sa ütlesid, et ta tegelikult ta laseb sul olla selline, nagu sa oled. Just. Et jah, ja ma tean, et mingite inimeste mured on Pärnuga seotult sellised, et me oleme võib-olla liiga konservatiivsed, et siin toimub mingi mandumine, aga selleks proitsi progressiivid siin ongi, et mitte lasta sellel juhtuda, et me ikkagi käiksime kikivarul teadmiste paja ümber ringi ja võtaksime kulbiga sealt neid teadmisi välja. Ja, eks seda konservatiivsust muidugi on ja ega ka koha armastus ja koha identiteet ei pea käima ilma kriitilise pilguta, et ka seda me ju teeme ja vaatame kriitilise pilguga. Ja teine asi, ilma nende konservatiivideta. Selles mõttes, et mina leian, et ilmselgelt ma tean maailmavaateliselt, kus ma seisan, aga ma ei arva, et teised inimesed peaks olemata olema. Me lihtsalt peame leidma viisi, kuidas me nende erinevate vaadete vahel siis kuidagi leplikult ringi saame käia. Ja sellest kõigest parimat üheskoos luua. Et jah, ma julgustan küll ka kõiksugu inimesi meie saadet ka kuulama ja mitte eelarvamuste või hoiakutega, et kuna meie endi suhtes on neid eelarvamusi ja hoiakuid üle Eesti nii nõnda palju, siis me võiksime ju üksteisele anda seda ruumi, seda mitte teha. Ja samas võt ongi jälle see, kui me ütleme, et me vaatame siit väikesest linnast maailma ja maailmast väikest linna, võrdlemisi väikesest linnast maailma, et ega me vaatame seda ka kriitiliselt ja samas ma annan endale ka väga kriitiliselt aru, et ma olen privilegeeritud selles mõttes, et ma ei kuulu ühtegi tegelikult oma neuromitmekesisuselt kuulun küll mõnda väikesesse gruppi, aga kui ma mõtlen nagu selle peale, et ma olen heteroseksuaalne, ma olen paiksooline, ehk siis minu sünnisugu ja sooidentiteet langevad kokku, et mul on ilmselt lihtne öelda, et Pärnu laseb sul olla
et ma täiesti saan aru, et ongi kogukonnad, kellel on seda palju keerulisem kogeda ja aga selleks ongi see kogukonna tunne hästi oluline, ka see väljaütlemine, et tead, see ei ole ainult selline kitsarinnaline ja sallimatu paik, et siin on väga palju erinevaid inimesi, kellega saab koos olla ja mitte koos olla ka selles mõttes, et me kindlasti loome kogukonna ja käime hängime koos, aga et siin on inimesi, ja päris palju inimesi ja need inimesed ei jõua elu sees meie saatest ja saadetest siin läbi käia, kes on hoolivad, hellad, avatud, hoidvad. Ja kusjuures see saatekülaliste list on meil juba nii pikk, et me võiksime, ma ei tea, 10 aastat seda saada. Pikka iga meile. Aga võib-olla me olemegi sealmaal, et ühe sellise ägeda pärnaka teie ette tuua, head kuulajad. Nii et liigume siis meie saate teise ossa edasi. Ja meie kõige esimese saate kõige esimene külaline on Sandra Ojamäe Mõistus, kes veab Pärnus sellist väga populaarset e-poodi ja showroomi nagu Lindamäe. Tere, Sandra! Tere! Nüüd esimesena ma tahangi sult kohe teada, et milline su seos Pärnuga on, et ma tean, et meil elab siin inimesi, kes on suurest armastusest ja hiljem kolinud, neid, kes on siin sündinud, ära kolinud, tagasi tulnud, milline sinu Pärnu lugu on? No minu Pärnu lugu on selline, et ma olen sündinud Pärnus, enamuse oma elust elanud Pärnus, vahepeal ära käinud ülikooli ajal ja hilisemalt ka natukene tööalaselt nii Tartus kui Tallinnas. Tööalaselt ka vahepeal Valgas, isegi Itaalias korraks, ühesõnaga natukene kirevat elu elanud väljaspool Pärnut ka, aga ikkagi siia tagasi tulnud seoses siis tegelikult pere loomisega ja vahepeal koos perega käisime ära ka tegelikult Tallinnas veel, proovimas seda pealinna elu ka, kas see meile sobib. Hästi kiiresti sai selgeks, et ei, meile meeldib Pärnus ikka tunduvalt rohkem ja siis oleme juba, ma arvan, viimased 5 aastat peale seda väikest Tallinna sutsu tagasi Pärnus kindlasti. Oota, kas sinu teine pool on siis ka Pärnust pärit või sinuga koos siia tulnud? Ta on tegelikult ka Pärnus sündinud või põline pärnakas nii-öelda, aga siis enamus või ma ei teagi, ühesõnaga peaaegu vist poole oma elust elanud äkki isegi Tallinnas, sest tema läks peale 9. klassi Tallinnasse kooli ja lihtsalt kohtudes siis temaga, ma ei tea, vist 8-9 aastat tagasi, mis see nüüd siis juba teeb, siis talle jäänud muud üle, kui kolida Pärnusse. Ja, et mina ei olnud nõus Tallinnasse tulema ja või noh, ka tema töö ütleme, võimaldas seda elada mujal kui Tallinnas. Sa ütlesid, et teile ikkagi meeldis Pärnu rohkem või et te eelistasite vorm, eelistasite Pärnut. Miks? No Pärnu ikkagi elukeskkonnana on selline no ikkagi teine tunne on kuidagi siin olla, kui ma ei tea, on see siis Tallinn või pigem ongi olnud valikuteks Tallinn, Tartu ei ole nii-öelda laual olnud, kuigi ma ütleks, et järgmise valikuna ma valiks Tartu, sest samamoodi elukeskkond on seal minu meelest või meie arvates, abikaasa arvates samamoodi nagu mõnus. Et seal Tallinnas on tore käia võib-olla tööd tegemas ja mul abikaasaga käib 2-3 päeva nädalas, sõidabki Tallinna vahet ja teebki oma tööasjad üldiselt seal. Aga kui me võtame, et päevas on 24 tundi, me magame mingi aja, me nii-öelda pühendame tööle võib-olla mingisugused tunnid, aga kogu see ülejäänud aeg, et see võiks olla kvaliteetne ja seda me oleme leidnud, et Pärnu on see koht, mis pakub seda meie jaoks kvaliteetset sellist ajaveetmise võimalust võib-olla või olemist. Mis ta, ja ma muudkui noogutan ja täiega nõus. Mis selle ajaveetmise kvaliteedi siin loob või pakub? No meie jaoks, ma arvan, on tegelikult hästi olulised inimesed. Ma arvan, paljude inimeste jaoks ikkagi see, kellega sa koos oma nii-öelda seal aja võib-olla veedad, kes on su sõbrad või kui palju sa nendega aega saad koos veeta. Või isegi ma eile just abikaasa käest veel õhtul küsisin ka, et ma ütlesin, et ma olen sellises podcasti ja sellised teemad ja natuke arutlesime selle üle ja selles mõttes tema oli minuga täiesti nõus, et Pärnus on meie sotsiaalne elu tunduvalt tihedam, kui oli see Tallinnas.
et mõtled küll, et tegelikult arvuliselt võib-olla sõpru on rohkem Tallinnas või noh, mingil hetkel ma ütlen, elus oli kindlasti niimoodi. Et aga siis, kui ma kolisin tagasi Pärnusse, esiti ilma oma praeguse abikaasata, et tulin siia, siis see oli esimene asi, mida ma tundsin kohe, et sõprade hulk võib-olla on arvuliselt väiksem, aga see kvaliteetaeg, mida me nendega koos veedame, on nagu palju suurem. Et vahet ei ole, kus linnaosas mu sõber elab, me saame palju tihedamalt kokku, kas või peale tööpäeva lõppu. Tallinnas üldjuhul ei olnud nagu võimalik. Et oligi väga huvitav see, et elades Tallinnas, ma käisin peaaegu iga nädalavahetus ikkagi Pärnus, et siis nagu said sõprade kokku ka nende sõpradega, kes elasid ka Tallinnas, et me saime nagu Pärnus kokku, et nad ütleme ka on Pärnus pärit. Et see on kindlasti üks aspekt, et mis see nii-öelda meie jaoks see Pärnu võlu on. Et need inimesed, keda me tegelikult saame siin elades siis nagu hästi ikkagi tihedalt näha. Ja teine on kindlasti see elukeskkond üleüldiselt, et selline mõnus roheline linn, hästi palju kergliiklusteid, mis on kuidagi meie jaoks ülioluline, et sellist õues aja veetmise võimalust väga lihtsalt, ütleme nii, ma ei pea kuhugile kaugele sõitma selle jaoks linnast välja. Et see on mul siin samas, ma ei tea, ma lähen koduks välja ja see on mul juba olemas, on ju. Et isegi sõltumatu, kus võib-olla rajoonis sa Pärnus elad või selles, jah, et just need kergliikusteede võrgustik, mis kõiki neid erinevaid rajoone meil siin ühendavad kas või, aga jah, ma ise olen elanud Raekülas lapsepõlve, täiesti mere ääres, eks ole, siis seal kesklinna rannapiirkonnas ka supermõnus, nüüd elame hoopiski tegelikult Pärnu ääres paikusel, et seal on sellist nagu metsavaibi rohkem kui merevaibi võib-olla, ma ise igatsen seda merd igapäevaselt rohkem võib-olla, et aga jõgi, meri, kõik see nagu, ma ei tea, jalutuskäigu kaugusel, et see on kindlasti see nagu, mis meie pere jaoks on nagu oluline. Ja kusjuures sellele rattateede ja kergliiklusteed, mitte ainult rattateed, kergliiklusteede asjale ma väga kirjutan alla, sest mina tulin ju Tartust tagasi Pärnusse pärast 6 aastat, mõned kuud tagasi. Ja ma ei ole nagu kunagi aru saanud, Tartu on rattalinn, nagu millest te räägite. Pärnu on rattalinn. Just, et Pärnu, ja küll siin on ka omad miinused ja siin on väga palju vaja parendada kindlasti, aga olles sõitnud lapsega, siis hästi palju Tartus ja tundnud, kui ebamugav see on, et ega see, et on rattalaenutus, ei tähenda seda, et on rattalinn ja nüüd siis tulime suvel tagasi Pärnusse. Lihtsalt heldimus, pisarad olid iga kord silmas, kui jälle istud, ma ei tea, ratta peal. Mulle meeldib, millele ma ise olen mõelnud ja millest me oleme oma sõpradega rääkinud, on see, et Pärnus on päevad pikemad. Jaa, just nimelt, jaa. Et sa tõid selle Tallinna näite, et Pärnusse jõuad nagu selle aja jooksul palju rohkem tehtud. Et see kell 5-6 lõpetad võib-olla tööpäeva on ja sul veel on nagu, ongi, sest kõik on nii käejala juures, nii lihtsasti tarbitav nii-öelda, et on need siis suhted, mida sa saad tarbida, on see vaba aeg, mis iganes vaba aja veetmise võimalused on ja et kogu see, siin me jõuame logistika ja kõige selle pooleni on ja et see lihtsalt väiksemas asukohas nii-öelda või linnas on lihtsamini tarbitav, jah. Pärnu on see, et on venitatud mööda nagu seda rannikut pikaks, eks Tartu pluss ma elasin ka Tartus mõned aastad, väga meeldis, et Tartu on siuke ümmargune nii-öelda, et seal oli veel mõnusam, ütleme, jala liikuda, et Pärnus ühest linna otsast võib-olla teise jala on nagu natukene lihtsalt aja mõttes kulukas, aga eriti praegu, kui sa peaksid hakkama kusagilt Vaiskrajamast ja Tõstamaani ja kuna meie linn on ikkagi nii suur. Meil on ikkagi Eesti vist kõige suurem linn on ju pindala. Sama suur kui New York või midagi sellist. Ja täpselt. Kuule, aga mina jälgin sind Instagramis ka ja mulle jäi silma selline asi, et kui mitte pärnakatele meeldib Pärnust mõelda kui provintsist, eks ole, siis ja võib-olla väga paljude inimeste unistus on tegelikult kolida sellisesse kanti, kus teie praegu elate ja mitte pärnakale mõtleb, et see kõik on siin üks ja sama, kõik ongi tegelikult paikuse ja mets ja vaikne, siis sina tahad tegelikult kolida kesklinna tagasi. Ja minu jaoks on väga suured vahed, paikus on ikka väga kaugel. See 10 minutit siit sõita. Et ei, vahel me naeramegi, et jah, et Tallinna sõpradele ma ei saa rääkida, et meil on, et ma pean kodus kesklinna, ma sõidan autoga umbes 15 minutit on ja et mu sõbrad teavad, et minu jaoks on see väga suur probleem olnud. Me vaatame tagasi, me tahame kolida tagasi kesklinna nii-öelda või nii-öelda linna meie mõistes. Keskuslinna. Jah, keskuslinna siis on ja, et
et me ei saagi, tallinlased saavadki distantsidest teistmoodi aru ja see on väga okei, on ja kui ma olen Pariisis, ma saan ka teistmoodi distantsidest aru, aga Pärnus ma tahangi, et mulle meeldib see. On Pärnu armastajatega rääkida. Just, et me kõik jagame seda, et jah, paikuse või nii-öelda need, mis meil veel on siin, need valgerannad on ja mis on hästi arenevad sellised elukeskkonnad, kuhu väga paljud noored pered kolivad, et need on kõik väga toredad kohad ja igalühel ongi oma sobiv koht nii-öelda, et kuna lihtsalt see on jälle kogemus elus, mis ma olen saanud, enne ma ei oleks võib-olla teadnud, paikus on hästi tore, seal on väga-väga palju plusse, mis mulle väga meeldivad, aga jah, minu jaoks võib-olla see 15 minutit linna sõita on natukene too much nagu, et mulle meeldib see täpselt, et ma istun jalgratta selga ja tegelikult kõik on nagu siinsamas, et mul keskmine laps siin pikemalt juba räägib, ta käib lasteaias, et ma tahan linnas elada, ma tahaks jalgrattaga lasteaeda minna, sest ta käib meil linna lasteaias lihtsalt, et ta ei käi paikusel. Et siis ma ütlesin, no jah, et me oleme küll seda teinud, mul abikaasa, kui ta praegu, kui ta kuulab seda saadet, siis ta ütleb, aga me ju käime jalgrattaga ja see on see, et jah, ta läheb talle jalgrattaga järgi, aga ta tuleb sealt tund aega temaga tagasi, on, et see ei ole nagu igapäevaselt ilmselt ajaliselt nii mõistlik, aga ta on tehtav. Aga jah, et Pärnu ei ole jah kõik selline nii pisi-pisikene, ütleme nii, et nagu võib-olla väljapoolt nagu tundub või et selline nii provints. Ja mulle meeldib jalgrattaga sõites see ka, et tegelikult on palju vaheldust, just nimelt kui me hakkame, isegi siis kui me hakkame Raekülast sõitma ja sõidamegi, mõtleme, et kuhu poole me täna sõidame täna Paikuse poole, et sa saad nagu nii palju vahelduvaid radasid valida, et see ei ole nagu selline ma olen siin mingi 1000 korda olnud ja et see on kogu aeg üks ja seesama tee. Et vaata Pärnu puhul minu meelest, ma nüüd ei ole kergliiklusteede ekspert küll, aga mul on jäänud mulje ja ma ei tea, juttude lugude järgi, et kui ka võib-olla Tartus on need rattateed olemas, on ja, et ja küll ta läheb, ei ole. No mõni on. Võib-olla Luunjani läheb ilmselt sealt on ja võib-olla mingi, võib-olla kuskile Haagele või Märjale äkki jõuab ka on ja, aga meil on nagu ikkagi, meil on põhimõtteliselt, Lottemaa, kõik on võib-olla käinud Lottemaal on ja, et ta asub ikkagi Pärnust mitu kilomeetrit nagu väljas, et sul on võimalik Lottemaal istuda jalgratta selga ja vändata Valgeranda, mis on nagu, ma ei tea, ma ei oska öelda, paarkümmend kilomeetrit ei, võib-olla ei ole nii palju, et ühesõnaga, et ja siis samamoodi, et Paikus, mis läheb nagu nii-öelda sisemaa poole, siis on ja, et teistpidi sealt sinna, sul on Sindini võimalik välja sõita, ma ei tea, sealt Sindist võib-olla edasi äkki Torini ei lähe, aga ühesõnaga ja, et see teede võrgustik ei ole nagu Pärnu selle keskuslinna keskne, vaid just nimelt ta hõlmab kõiki neid äärealasid nagu nii palju, et tõesti, et kus iganes sul on võimalik nagu sõita. Mäletan just, ma ei tea, see oli suvel, kui ma nägin Piret Järvise Milderi seda story't, et nad olid perega Pärnus ja et me saame sõita kesklinna, istume Jartasel, me saame Lottemaani sõita jalgrattaga, et mingid, see on ja Pärnus on nii tore. Mina saaks oma vanemate juurde sõita, nad elavad täpselt Tori valla ja Sindi, nüüd on kõik Tori vald on ja ka seal Sindi ja Tori piiri peal ja just suvel vaatasime mehega, et me võiks täiesti vabalt istuda ratta peale kogu perega ja sõitagi oma kodust minu vanemate koju pidevalt mööda kergliiklusteed. Praise the kergliiklusteed Pärnumaa. Ja, see on oluline. Aga me räägime nii palju praegu Pärnust, räägime Sandra natuke sinust ka. Pärnu on muidugi väga oluline osa sinu identiteedist, nagu meie kõigi, eks ole. Aga jällegi, ma arvan, mitte pärnakad mõtlevad, et mida te siin Pärnus teete, mida siin teha on, milline su mingi erialane eneseväljendus olla saab, on ju. No sina täiega thrive'id ausalt öeldes. Ava meile seda. Kõik on võimalik selles mõttes, et jah, ma ei ole teinud midagi sellepärast, et ma nüüd näitan, et Pärnus on nagu asi võimalik, vaid see on nagu juhtunud kõik läbi selle, et Pärnus lihtsalt on nii, ma ei tea, lihtsasti kättesaadavad on, et siis minu teekond nii-öelda algas sellest, et ma hakkasin tegelikult kunagi ma olen olnud õpetaja, ma olen olnud töötanud Maksuametis, ühesõnaga hoopis riigisektoris ja hakkasin ühel hetkel oma esimese lapse kõrvalt lihtsalt mõtlesin, et teeks nagu ise ka midagi ja väikene selline hobiettevõtlus arenes, aga meil on Pärnus hästi tore selline koht nagu Pärnumaa arenduskeskus on äkki selle nimi ja see koondab, tal on niisugune väike ise ma ei tea, tekkinud allüksusist naisettevõtjatest, selline väga suur punt naisettevõtjaid ja ma ütleks, et enne koroonat oli ta vist natuke aktiivsem see kogu kogukond, et see koroona võib-olla natuke mõjutanud, et ühesõnaga hakkasin käima nendel, ma ei tea, koos olemistel äkki või, et kuhu kutsuti siis igasuguseid
ma ei tea, erinevate ettevõtete, ma ei tea, juhte või selliseid loojaid, seal hästi palju disainitegelasi oli. Ühesõnaga, ma jälle näen nagu seda, et ma arvan, väikeses kohas see info jõuab hästi kiiresti nagu kõigi inimeseni, ehk siis ma olin nagu huvitatud sellest või sellele avatud kuidagi, ma kunagi ise tegelikult ei arvanud, et minust võiks mingi ettevõtja saada, mul tundus, et ma ei ole üldse seda tüüpi. Et aga võib-olla ma ise mõtlen, Tallinnas elades ilmselt ma ei oleks võib-olla juhtunud kuidagi, ma ei tea, selle õige infoni selles osas, et jah, Pärnu on nagu selles osas andnud kuidagi sellise hea tõuke, ma arvan, õiged inimesed õigel ajal on sinu juures ja alustasin jah, sellise väikse hobiettevõtlusega, võib-olla tegin neid laste tipitilke, olid tollel ajal hästi populaarsed. Sealt siis arenes edasi või idanes mõte tegeleda hoopis laste moega, sest mood kui selline rõivad on mul alati meeldinud. Jälle Pärnu selline tore mingisugune, ma ei tea, konkurss on see, äkki iga aasta ettevõtlik pärnakas, sattusin kuidagi sinna jälle samamoodi nagu õiged inimesed, siuke väike tutvusringkond nendest ettevõtlikest inimestest on ja siis sain seal teise koha minu meelest tollel ajal, siin ma tegelesingi lasterõivastega ja paar aastat läkski selle tähe all, kus ma siis lõin oma brändi Apocalypto Kids kohe eesmärgiga nii-öelda müüa või minna väljapoole üldsegi Eestit, mitte teha kohalikule turule, sest mul oli üks väga äge mentor, kes on samuti pärit Pärnust, aga elab Portugalis juba aastaid, nii et Pärnust tuleb igasuguseid ägedaid inimesi ja tema oli mu mentoriks äkki aastakene ja ühesõnaga tegelesin hoopis lastemoega ja peale seda siis peale teist last, ma lihtsalt teise lapse kõrvalt panin selle lastemoe nagu natukene pausile, sest et see oli nagu nii-öelda selline ärimudel või äri, mida sa ei saa ajada niimoodi poole vinnaga, sinna tegelikult oli vaja ikkagi rohkem inimesi igapäevaselt juurde toimetama. Mul antud hetkel või tollel hetkel ei olnud seda ressurssi ei endale ega ka võtta kohe kõrvale endale inimesi ja panin pausile, aga nagu näha, siis ma ei suutnud käed rüppas istuda, siis kui teine laps oli poolaastane, siis ma Linda Mae selle e-poe siis nii-öelda lõin või asutasin võib-olla, mida praegu ka kõige rohkem võib-olla lihtsalt teatakse. Aga Apocalypto Kids oli ju selles mõttes ikkagi väga edukas bränd rahvusvahelises mõttes ka, et mind see lugu nagu väga-väga huvitab, sest et kas ma mäletan õigesti, et vabandust, et ma selle nüüd niimoodi välja ütlen, et kui väga paljud Eesti moebrändid täna reklaamivad, et nad käivad New York Fashion Weekil, mis tegelikult ütleme nii ei ole lõpuni tõsi, eks ole, et seal lihtsalt toimub New York Fashion Weeki ajal väga palju erinevaid kõrvalprogramme, mis ilmtingimata ei ole üldsegi New York Fashion Weeki ametlikud programmid. Ja ma ütlesin selle nüüd välja. Ja saimegi targemast. Aga sina ju ikkagi käisid Milanos nii-öelda selle laste Fashion Weekil. Firenzes. Vabandust, Firenzes. Mitte, et võib-olla väga suurt vahet ei ole selle linnal just, aga jah, selles mõttes, et eile nii tore on alati, kui keegi küsib selle Apocalypto Kidsi kohta selles mõttes, et endal ka vaata tagasi mõelda, et see, ja eile ma jõudsin selle mõtteni, et see oli nagu megatormiline selline 2 aastat vist. Mõtlesingi, et nagu seal juhtus nii palju, aga eile, kui ma nagu kokku, hakkasingi vaata, mis aastal ma esimese kollektsiooni lõin ja millal ma nendel messidel osalesin, siis ajaliselt ei tulnud see nagu nii pikk aeg, aga ma lihtsalt selle, jah, et ma ise mõtlen, kui ma oleksin sellega edasi tegelenud, et ilmselt sellest või oleks, potentsiaali oleks olnud väga palju, ma arvan, et see Apocalypto Kids, jah, et ühesõnaga see idee minna kohe nagu maailma vallutama võib siis nii öelda või vähemalt mul oli selline plaan küll, et selles mõttes, et väga suur tugi oligi mulle mentorist Kirsi Altjoest, kes on siis ka, ta praegu enam ei figureeri nii palju vist lastemoes siin Eestis vähemalt, et ta ilmselt tegeleb seal Portugalis, aga tollel ajal veel ka Eestis tegeles tema suuresti või oli siuke teada-tuntud nimi ja tema nagu inspireeris mind kohe nagu mõtlemegi hästi suurelt, ta võttis mind kaasa esimesele, selle messi nimi on Pitti Bimbo, mis on üks hästi suuri lastemoe mess siis Itaalias, mis koondab just nagu selliseid pigem luksusbrände võib-olla rohkem, sest neid lastemoe messe on natukene erineva suunitlusega, üks on Playtime, mis on ka väga-väga suur erinevates maailma suurlinnades nii-öelda, aga see Pitti Bimbo on jah, Itaalia mood, need käivad kõik nagu käsikäes, eks ole, või võrdusmärk on seal vahel. Ja võttis mind sinna kaasa esimesele inspiratsioonireisile, siis mul seal silmad avanesid, nägin, mida maailmas tehakse, peas oli virvarr on ju, ja siis läks natuke aega mööda, kui ma seda seedisin ja tulin ühesõnaga jah, ideele selline konkreetne lastemoe bränd luua.
et mille nii-öelda, mis siis endas kannaks, ta oligi siuke urban luxury ehk siis tänavastiil miksitud, ma ei tea, litrite, narmaste, kõike külluslikuga põhimõtteliselt, midagi väga crazy't. Ma ise mõtlesin, et ei tea, äkki ma nüüd läksin üle piiri kuidagi, siis ladusin sellele, ma tean, Kirsile ette selle nime Apocalypto Kids. Igatahes tema ütles, et ei, vau, see on väga hea, sellega lähme edasi ja noh, selles mõttes, et see vääris küünlaid, et esimene kollektsioon, noh, ma tegin selle vist paari kuuga, seda oligi lihtsalt kiiresti vaja. Noh, oligi vaja, et kandideerida, seal peab kandideerima, et sa saaksid üldse seal messil osaleda. Et päris kõik siin, noh, sinna lihtsalt ei saa lihtsalt kõik ja kandideerisin kogu selle kollektsiooniga, sain kohe kutse selliste alustavate brändide kategooriasse sinna ja see esimene mess siis, mis toimus seal, see oli 2019 aasta jaanuarikuus, kus me käisime, seal on, ma isegi numbriliselt ei tea, palju neid brände on, seal on hoonete kaupa neid brände, aga seal on ka uute brändide nii-öelda siis selline paviljon ja seal on iga kord siis konkurss, selline jah, ühesõnaga auhindade üleandmine ja Apocalypto Kids siis sai ka uue brändi nii-öelda One to Watch äkki või, see disainipreemia, auhinna, esikoha, et bränd, keda tasub nagu jälgida, ehk siis noh, see oli nagu täielik minu jaoks ka nagu noh, selles mõttes heas mõttes šokk on ja et seal on nagu esimest korda lähed ja siin nagu ka juba pärjatakse, ma mäletan seda, meie boks oli väga palju, oli seal rahvast, siin noh, seal käivad, see on nagu business to business, kes võib-olla ei tea on ja et kus käivadki erinevad poodide sisseostjad siis kohal järgmiste aastate kollektsiooni sisse ostmas ja inimesed tulevad sinna sisse, annavad ainult oma visiitkaardi ja võib-olla vahel ei räägi sõnaga on ja vaatavad kollektsiooni üle ja ma mäletan nii hästi, kui Kirsi järsku ütles mulle, et Kirsi oli meiega seal kaasas, et kuule vaata seda, et visiitkaarti on ja et seal oli Harvey Nicholsi, mis on siis suur luksusbrändide kaubamaja kett, ütleme siis erinevates suurlinnades, et selle sisseostja käis meie boksis esimesel messil, nad tavaliselt selliste suurte kaubamajade sisseostjad, nad vaatavad kaugelt 5 messi ära, kui sa käid ja kui sa siis oled ka veel alles on ja siis nad tulevad võib-olla esimest korda nagu sisse ja võib-olla teevad selle sisseostuse mingi hetkel on ja. Aga nad käisid esimesel messil nagu meil boksis, teisel messil nad tegid esimese sisseostu, nii et Apocalypto Kidsi suvekollektsioon, ma ei tea, 2019 või mis see oli, 2020 aasta enam, aasta arvudad sassi natuke, on olnud ka siis Harvey Nicholsi Doha kaubamajas ja nii et siuksesse, ma mäletan hästi jälle Doha kauba väljasaatmist, mul oli just beebi sündinud ja ma selle väikse vastsündinud beebiga käisin Pärnus kuskil see kaubandustööstuskoda oli või, mul oli vaja igasuguseid templeid ja seal oli Dohasse saatmisel 3 reaalselt lehekülge nagu nõudeid, kuidas tuleb kaup pakendada, missuguse värviga peab olema tempel, millise pastakaga tuleb, mis värvi pastakaga tuleb kirjutada see või too asi on ja ühesõnaga lihtsalt, et see oli hästi crazy aeg selles mõttes minu enese arengule. Noh ja seda kõike ongi võimalik teha Pärnus, selle jaoks ei pea elama Pariisis või ma ei tea, Tallinnas või kus iganes, et seda on võimalik ja me tootsime siinsamas Pärnus, mul olid Tõstamaa õmblejad, mul oli Pärnus lõpuks õmblejad, et seda kõik on tegelikult võimalik teha, et meie see Eesti, ma ei tea, see kvaliteet või kõik see tegelikult millest on nagu palju räägitud, et see on meil olemas ja meil on olemas see know-how, meil on olemas need inimesed, kõik inimesed ei pea siin Pärnus elama, nagu ma räägin, et minu see mentor Kirsi alt, kellest oligi mul väga suur abi, siis ta oligi Portugalis tegelikult, aga me suhtlesime veebi teel, ta käis muga kaasas 2 messil, viimase messi ma tegin ilma temata, käisimegi abikaasa kahekesi, et see jah, see on kõik võimalik ühesõnaga. Jah, see tuli väga ka orgaaniliselt selles mõttes või et muidugi kõik ei juhtunud niimoodi, et nii lihtne, et ma ei tea, iseenesest on ja, et see oli raske töö tegelikult, aga kui sulle see piisavalt palju ilmselt nagu meeldib, mis on iga, ma ei tea, valdkonna või erialaga nii on ja, et kui sa seal ise nagu hästi sees, siis see nagu on tõesti võimalik ja läheb. Pead lihtsalt, minu jaoks ongi minu see, et olnud, et sa pead need õiged inimesed enda kõrvale leidma, et liikuma sellises seltskonnas võib-olla või ümbritsema ennast nagu hästi teadlikult, mida ma hakkasin ka tegema enne seda Apocalypto Kidsi vahetult. Ja sellel ajal ka ma hästi palju üritasin osaleda kõikide nendel samadel naisettevõtjate nii-öelda, ma ei tea,
olengud tunduvad imelik sõna nagu on ju, et aga no ühesõnaga, kui mingi ettevõtja tuleb, räägib oma loo on ju, see hullult inspireeris mind ja meil siin Pärnus on see kogukond hästi tugev, ma olen ka seda jaganud Instagramis nüüd oma Lindamäe lehe peal ja ma olen saanud päris palju vastukohad, issand kui äge teil Pärnus on sellised asjad, et me käime koos reisidel näiteks on ju, välisreisidel või teistel ettevõtjatel külas kuskil mujal on ju, et või koos messidel, et see on nagu selline asi, mis viib hästi palju edasi. See on selline hästi lahe kontrast tekib kuulates, et Pärn on selline ka mõnus koht, kus aeglast elu elada ja siis on seal kõrval see, et jah, su elu tervikuna ja elu nii-öelda väljaspool tööd saab olla küll aeglane, aga su töö ja sinu eneseteostus saab siit minna nagu rakett just. Ja, see on nagu jah, et see ongi siuke mõnus tasakaal. See, et mina isiklikult tunnengi, et ilmselt kui ma elaks, ma ei tea, on see siis Tallinn või on see mõni muu suurlinn on ja, et võib-olla see muu elutempo nagu tapaks lihtsalt selle energia võib-olla maha, et siin ongi nagu see võimalik, et ma tööaja panustan nagu 110% võib-olla, aga kõik see muu aeg siis tasakaalustab see aeglane elu nii-öelda kuidagi downloadib mind. No mul on tunne, et me ei oleks saanud paremat külalist esimesse saatesse ausutades valida ja mulle, kusjuures ma alguses mõtlesin nii Pärnust Ohasse, aga siis ma isegi laiendasin seda, et isegi tõstamalt Ohasse on võimalik jõuda nagu. Ja ma mäletan nii hästi, kuidas ma nende õmblete nagu räägin, sa näed ka, kuidas nende silmad nagu säravad, meie õmmeldukleid näitasin neid pilte seal messil ja neid videosi on ja, et kuhu need kleidid on jõudnud, mida teie siin tõstamal õmblete nagu on ja, et nii äge oli nagu näha, tulevad nagu ju need, küll ma värinavad siiamaani peale, et nii kihvt oli nagu näha nende nii-öelda ka sära silmis selles osas on ja, et see kõik on nagu nii äge jah. Kuule, aga ma küsin seda ka, et kas sa tunned, et me oleme rääkinud praegu apokalüptokiitsist, aga kas sa tunned, et sa oled Lindamäega ka nagu mõnes mõttes selline, ma ei tea, Pärnu maskott? Jaa, natuke tunnen küll ausalt öeldes, et see on ka ajas nagu tekkinud on ja, et ikka juhtub nagu neid asju, et meil on alati e-poste tellides see võimalus valik, et tulen ise järgi, kuigi seal on aadress muidugi sulgudes ära toodud, keegi võib-olla ei süvene, ja siis pärast tellib ära, siis kus ma kauba kätte saan, me ütleme, et Pärnus, tasuta Pärnus, et noh, et hästi imelik, et kuidas Pärnus, et ei olegi Tallinnas, et nagu kõik asjad peaks olema Tallinnas ja seda me oleme kuulnud ka klientide poolt, et nii tore, kui ma tulen Pärnusse, et siis ma alati tulen Lindamäe, sest et see on nagu see one thing to do on ja Pärnus, et noh, ma naeran ka, et me olemegi see, peaks hakkama visit Pärnuga nagu koostööd tegema, et noh, et kindlasti on see üks punktik, et ei ole ainult nagu, ma ei tea, Pärnu rand on ja vaid on Lindamäe ka. Et selline ja ma olengi nagu natuke nagu selline mitte natuke uhkusega, et olengi väga uhke selle üle, et me ei ole ei Tallinnas, ei Tartus või ma ei tea, kuskil mujal, et me olemegi Pärnus ja hetkel olemegi ainult siin, ei ole plaani kuhugile mujale laieneda, et see ongi see asi, mille järgi inimesed tulevad siia Pärnusse või noh, et see nagu äge boonus, mida nad siit veel saavad. Ja, mul oli just vastupidi, ma mäletan suvel, kuidas mina leidsin Lindamäe, oli see, et ma otsisin väga spetsiifilist asja, nimelt sellist peapaela, mida saab traadiga siduda. Ja siis ma leidsin ainukese poena Lindamäe ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks seda kiiremini kätte saada, ma pean ootama mingi pool nädalat, vaatan, et tule ise järele ja siis ma vaatasin, et Pärnu. Et ei ole, no Pärnu. Muidugi ma lähen ise. Jah. Et see on jah, ei paljudel siiamaani on ka üllatus ja selles mõttes ka pärnakatel enda, noh ma saan ju aru, et ega kõik ei teaks seda poodi, see on ju loogiline, aga äge on näha, et mõni inimene, meil on pood lihtsalt või showroom sellise asukoha peal, kes on käinud, et noh, ta ei ole päris selline läbi jalutatav, et sa pead tavaliselt ikkagi väga teadlikult tulema sinna. Mõni jalutaja satub ja siis noh, kui satub või tuleb kellegi soovituse peale, et siis on nagu ka äge näha, et oi selline pood Pärnus, väga huvitav on ja et noh, aga noh, siis me müüme näiteks ühte Pärnu väga ägedat brändi nagu Magrada, kosmeetika bränd, kehahooldus, et on inimesi, kes ei tea veel Magradat, et see on noh, see, et ta Pärnust on veel järgmine aspekt, aga et ei tea üldse seda, et noh, Magrada saab kohe just järgmine kui 10 aastat või 11 aastat äkki või 10 aastat, et ühesõnaga, et noh, et see teadlikkus Pärnu ägedatest brändidest või ettevõtetest noh, vaikselt step by step jõuab, aga kihvt on jah, et tegelikult siin Pärnus meil tehakse peale mingite suurte tehaste ettevõtete, mis meil siin on ja vendred ja muud taolised, et meil on ka selliseid ägedaid, on disainibrände, on kosmeetikat, on, ma ei tea, poode. On progressiiv. Aga üks hästi tore küsimus oli meil veel ette valmistatud, mille ma
ma annan sõnajärje sulle. Ja see on küsimus, mida me küsime hästi hea on öelda igalt oma saatekülalised. Sul on au olla esimene inimene, kes saab vastata küsimusele, et kuidas Pärnu sind rikastab ja kuidas sina rikastad Pärnut? No ma arvan, et Pärnu mind rikastabki kogu selle lihtsalt oma sellise mõnusa selle vaibi või võluga, mida ta lihtsalt nagu igapäevaselt, millega ta toidabki igapäevaselt, ma ütleks. Et ei ole selline, et ma ootan oma nädalavahetust, et ma saan minna oma maakoju võib-olla ja seal on nagu nii mõnus olla, aga mul on see tunne iga päev. Reaalselt Pärnus elades on see tunne, et see linn rikastab sind iga päev, nagu annab midagi juurde, nagu see on nagu nii tugev minu jaoks. Ja see on ka kindlasti see võlu, mille pärast ma siin tahan elada ja edasi olla kindlasti. Ja mida ma ise Pärnule annan, võib-olla, ma ei tea. Ole julge, ennast võib ka kiita. Eks ole, on ja. No ma olen nii äge olnud juba. Ei, ühesõnaga, et ei, väga tore, et teie kutsute mind külla, näete, nii et saan rääkida, tutvustada oma tegemisi. Siin alles tuli ühed koolid külla kutsumine, just rääkida ettevõtlusteekonnast, on ja. See on tunne, või see on ka mõte, mida ma ise olen mõelnud, et kui ma siin ikkagi edasi tegutsen ettevõtlusvaldkonnas just on ja, et võib-olla on mul ka jagada oma kogemuslugu ja oma kogemust, et see ongi tegelikult nii Apocalypto Kids kui Lindamäe on tegelikult nagu väga ägedad ja edukad ettevõtmised. Andnud mulle endal nii palju kogemustarkust ja kuna mulle on endale meeldinud kuulata teiste sarnaseid edulugusid võib-olla või lihtsalt kogemusi, aga mitte ainult edulugusid, siis on nagu tore jagada seda võib-olla siin nagu Pärnu noortele võib-olla samamoodi ja natuke hoidagi lipp kõrgel oma Lindamäega, et võt see ongi meie Pärnu thing on ja paljud inimesed võib-olla ehk tulevad ka selle pärast siia Pärnusse ja see on midagi nagu meielikku või Pärnulikku, et see on nagu minu jaoks ka hästi oluline või selline tore. Jube lahe, Sandra, ma arvan, et Pärnu võib väga õnnelik olla, et sa siin olemas oled. No väga tore, ma loodan Pärnu rõõmustab. Aga aitäh sulle, et sa selle aja võtsid ja palju edu, ükskõik mis sa ette ka ei võta. Aitäh.